Tere ilusat suvepäeva. Sügis vaikselt hiilib. Selline ilus meeldiv sissejuhatus, ilmajaam. Sisemine, vaimne ilm on ka väga tähtis, eks ju. Üks asi on see väline mitmekesisus, ilmade mäng, kahesuse pull. Teine on sisemine ilm. No ja siis ikka see vana jutt, ma püüan apoliitiline olla ikka vahest aastane ämbrisse. Et presidendi valimine. Et inimesel on sisse kodeeritud, pagavat kiitus on ka värssed, mis autoriteedid ees teevad, seda nad järgi teevad, eks ju. Mis iganes on filmistaar või poliitikud süstivad lootust eriti enne valimisi. Aga miks siis see nagu ei lähe midagi paremaks, sest lõpuks, kui me ükskõik mis filosoofiat või mis valimised või elualal me vaatame, ikka omadused on kõige tähtsamad hariduses, eks ju. Et kui seal arendatakse maast madalast alandlikkust, töökus, kannatlikkus, tänutunne, eks ju, empaatia, seal inimlikke omadusi läbi teadmiste, siis see inimene läheb alati igal pool läbi. Aga kui on akadeemilised teadmised ainult, eks ju, mis on ka tähtsad, siis inimene, ta võib läbi lüüa, aga ta ei saa kunagi õnnelikuks. Sest see sisemaailm, sisekliima, seal ei ole kõik korras päris. See protsent omakusu püüdmatuse tingimusteta armastusprotsent on nii väike või olemata. Selles mõttes ei ole mõtet loota ka, kui ühiskonnas see meie kvaliteet, omaduste kvaliteet ei ole väga kõrge, et siis ka imet juhtub. Et jutumehi on palju filosoofe ja kes arutavad võib-olla arutluse tasemel väga hästi, aga kui see motivatsioon on minu mantra, eks kuskil alateadlikult, siis ei saa toimida, siis on jälle järgmine rõhumine või järgmine toimtükk, eks ju, kes vaatab, kuidagi püüab lihtsalt ära laveerida pärast jookseb pension surmani, et see on väga hea presidendi pension. Vähemalt see olelusvõitluses oma pere on nagu kindlustatud. See on nagu põhimotivatsioon, bottom line, aga mida siis õppida poliitikutelt? Neil on nagu kaks mantrat. Üks mantra on see, et nagu Stalini ajal, et Stalin ka paljud ei saa aru, kes see Stalin oli, et ta lõi kasti rohkem kui üldse maailmas ajal, sakslased lõid inimesi, oma inimesi. Kes siis, keda ta seal lintsis, eks ju, Siberite värgid ja laagrid ja vangilaagrid ja. Et kas ta oli siis hea või halb, siis osatud, ei, ta oli hea, sest ajast oli nii raske. Et ilma temat oleks veel hullemand. See on nagu üks argument. Ja mõtleme see argipäevas ka, eks ju, et naine tuleb ütleb, et kuule mees, prügiämbrit sa ei vii välja, ei korista, midagi sa teed siin diivanil vedeled, siis ütled samamoodi. Sama filosoofi nagu poliitikud oled õppinud, et kuule, ajad on rasked. Vaata see poe taga, eks ju, Voldemar, joob, eks ju, käib hasartmänge, mängib kõik pererahad maha mängid. See on ju veel hullem variant, vaat kui rasked ajad on. Tänu minule üldse sa eksisteerid, naine, et suudad siin toimida, eks ju, tänu minule. Tood nagu paralleeli, et rasked ajad. Et hea, et seegi on. See on üks variant. Ja teine variant, mis sa õppida siis nagu poliitikud, et argipäev on see, et ma ise ka kogenud, et mingi jama oli seal vallavalitsus kunagi, siis see vallavanem, eks ju, oli vahetunud ja siis see uus vallavanem ütles, et ma ei tea, eelmine vend keeras käki kokku, ärge tulge mind süüdistama. Ühesõnaga üldse mingit vastutust ei võta, kuna poliitikud vahetuvad hästi kiiresti, keegi keerab käki siin-seal, võtad järgmise koha ja kellel on pretensioonid, siis ütled, eelmised vennad keerasid käki kokku. Eks ju? Ja naine tuleb ka jälle samamoodi, ütleb mulle, et kuule, sa oled küll mingi laiskuse see sümbol, ma ütlen, et ära mind süüdista. Sinu vanemad on tekitanud need lapsepõlve traumad, eks ju. Teised, ja sellepärast sul on närvid läbi ja sellepärast sa süüdistad mind. Et süüdista nagu eelmisi. Mina ei puhutu see asjasse, mina on tore inimene, istun siin diivanil. Võt nii, 2 ilusat õppetundi poliitikutelt. Aitäh teile!